Vanusega hakkab meil see kõik siin muidugi ka muutuma, luustik muutub, toimub selline aga alalõualuus, selline ilus jawline ikkagi meil hakkab ära kaduma, meie nägu hakkab muutuma siis nii-öelda maskuliinsemaks. Lõug tuleb ettepoole, natuke siuke nõiastumine toimub ka. Nina tuleb alla. On ka neid, kes satuvad nii-öelda nõela otsa ja hakkavad liiga palju tegema protseduure, et natukene tuleks pidada piiri, sest liigne trauma tekitab pigem sellist põletikku nahas ja põletikku omakorda tekitab vananemist. Ja me saame ikkagi seda aega isegi ka nii-öelda pikendada, nagu me täna teame, siis täna tahame rokkida ju 100, 100 ja 120 pigem juba tänaseks eeldatavaks elujaks. Seda oleks ainult väärt siis elamist nii pikalt, kui on tervis ja vitaalsus. Aga samas ikkagi ka see välimus, ma arvan, on ka mingil määral oluline, et me oleme ikkagi sotsiaalsed inimesed ja me tahame ikkagi näha ikkagi ka välja. Sellepärast see naha eest hoolitsemine on ka üpris oluline ja nahk on ka ikkagi organ ja nahk on ka elutähtis organ, et selles suhtes tasub tema eest ikkagi hoolt kanda. Kui naine tahab vananeda loomulikul, tervislikul, efektiivsel moel, mis on nüüd sinu need 3 nõuannet? Tere armas naine, kes sa koos meiega tahad rokkida 100 olla särav, rõõmus ja terve, vaatamata vanusele passis. Meie oleme Kaidi ja Britt ja meil on väga hea meel, et sa oled koos meiega. Ja loomulikult iga naine tahab olla kaunis, särav, tunda ennast hästi iseendana ja tahab endast hoolitseda nii, et ükskõik, mis see vanus ka passis ei ole, et sul on hea vaadata ennast peeglist ja naeratada iseendale. Ja meie tahame teada, et kas see on ikka võimalik kõike seda sära ja oma seda parimat versiooni iseendast hoida läbi loomulike vahendite, kõikvõimalike näovõimlemiste, looduslike enesehoolitsusvahendite või kas me peaksime ikkagi pöörduma ka korrigeeriva ilumeditsiini poole, et siis olla oma parimas mina vormis. Ja me oleme täna endale külla kutsunud naise, kellel on oma nimeline ilukliinik, aga viimaste aastate jooksul on ta lisaks esteetilise meditsiinile keskendunud ka tervislikule pikaealisusele. Ta on uurinud, kuidas vananemist ennetada võimalikult loomulikult, tervislikul ja efektiivsel moel. No ja seda me tahame ju kõik teada. Väga suur rõõm on siin meie stuudios näha siin doktor Mari Laasma. Tere! Tere! Mari, enne kui me siin ootasime sind Britiga, siis me arutasime omavahel, et kas esiteks, kas on võimalik vananemist pidurdada ja kas üldse on mingi vahe vananemise ennetamisel ja vananemise pidurdamisel? Kohe nii sügav küsimus. Kõigepealt ma tahan teid tänada selle imelise podcasti eest, et ma olen väga-väga kaua juba oodanud, et miks Eestis ühtegi sellist podcasti veel ei ole. On erinevaid teemasid küll puudutatud erinevaid podcasti, ma armastan väga kuulata podcast'e ja olen ise ka käinud mõndades juba, aga sellist konkreetset, mis oleks keskendunud just nagu teil 40+ ja täpselt nagu 100+, ma ütleksin 100+, 100 on veel vähe, ma arvan, see on liiga selline vähe ambitsioonikas. Ma ütleksin, et 100 ja 3 punkti. Siis see on nagu väga-väga lai teema, millest te on päris suur amps, mis te olete võtnud, ma arvan täna siin, et selles suhtes selliselt ühtselt vastata on nagu keeruline, et me oleme väga muutuv selles ajas praegu, mis meil siin toimub, nagu te olete aru saanud, siis elanikkond vananeb. Vanasti siin 20-ndatel oli keskmise naise eluiga 58 aastat, eks ole. Me räägime siin sellest tänasest vanusest menopausist, eks ole, sest sellist asja nagu menopaus vanasti ei olnudki, sest et inimesed isegi ei elanud nii kauaks. Et see on midagi täiesti uut, millega me täna oleme silmitsi seisnud ja me oleme aru saanud, et tõesti, me vist elame päris kaua ja me tahame tõesti elada ka hästi, mitte lihtsalt kaua, vaid ka kvaliteetset. Et selles suhtes vananemist nagu ei ole võimalik nagu selles suhtes vältida, küll saab seda teha nagu paremaks, just et need kvaliteetselt elatud aastad oleksid paremad ja me näeksime oma peegelpildist midagi sellist, mis meid rõõmustaks võib-olla ka 100+ aasta vanuses. Millised olid need esimesed vananemisilmingud, mida sa enda puhul märkasid, sest kui ma vaatasin sinu kliiniku veebilehte ja lugesin seal sinu kohta, siis on seal kirjas, et just see selline pikaealisuse uurimine hakkas sind huvitama siis, kui sa märkasid esimesi vananemisilminguid enda puhul.
no eks see 40 pluss ikkagi hakkab juba toimuma selline, kus hakkad märkama võib-olla ikkagi nagu kriitilisema pilguga, mitte et see oleks nagu midagi sellist, mis mind nagu kurvastaks või morjendaks, ma nagu aktsepteerin vananemist, see on selles suhtes, ma arvan, täiesti elu loomulik osa ja ma ei arvagi, et ma peangi nägema noorem välja, kui minu vanus ütleb. Et ma arvan, et ma näen nii vana välja, nagu ma näen ja see on minu jaoks täiesti aktsepteeritav, aga ma tahan lihtsalt näha välja värske 40 tänaseks peaaegu 6-aastane, eks, et selles suhtes see ei ole midagi sellist, et ma ei häbene oma vanust öelda kellegi ees, et see ei ole minu jaoks kuidagi, see on minu jaoks väga selline vägev sõit olnud siiamaani, aga niivõrd pikk sõit on veel ees ja ma täna mõtlen pigem selle peale, et mis saab minust ja ütleme minu kaasteelistest 5, 10 ja ka 70 aasta pärast, et täna ma pigem elan natuke võib-olla jalaga tulevikus. Et täna ma vaatan oma peegelpilti ja ma olen veel sellega täitsa rahul, aga ma mõtlen ka mitte ainult peegelpildi, vaid ka oma nagu tervise ja üldse selle, nagu ma ütlen, tervisliku pikaealisuse peale, et mis on 10 aasta pärast. Mis need vananemisilmingud siis olid? No, ma enda puhul võin näiteks öelda, et käed ja kael olid nagu need kõige esimesed, mida ma märkama hakkasin. Mind isiklikult käed nii väga ei häiri, mul on kirurgi käed, ma ei saa midagi parata, ma olen eluaeg neid igasuguste keemiliste vahenditega desinfitseerinud, et ma olen nagu harjunud, et need on nagu nad on. Kael õnneks ei ole mul ka väga kriitiline, pigem ikkagi võib-olla nägu oli esimene, mida ma märkasin, ütleme need miimilised kortsud, eks ole, ja mingid sellised väiksed kortsukesed, aga need ka nagu tegelikult nagu ei häiri, enamus inimesi nad ei häiri nii konkreetselt mingi korts. Häirib pigem selline üldpilt, et kui sa näed selline nagu väsinud ja kurnatud välja, sest tegelikult on ju välimus ja meie nahk ainukene indikaator, mis peegeldab ka sisemist tervist, eks ole, et me võime seestpidiselt näha ükskõik kui terved välja, aga kui välispidine näitab, et sa oled ikkagi väga halli nahaga ja tuhm ja selline väsinud ja kurnatud, siis tegelikult see viitab ikkagi, et midagi on seespealt ka ikkagi valesti, ma arvan. Aga võib-olla, mis mind tänaseks kõige rohkem on hakanud häirima, on pigem minu kehanahalõtvus, näiteks kõhunahalõtvus, ütlen isiklikult, et on 3 lapsega väga suure kaalutõusud läbi teinud, kaalukõikumised, eks ole, et täna see kõhu võib-olla nahalõtvus on kõige rohkem minul nagu ebakindlust tekitav isegi. See on tegelikult väga hea asi, mida sa praegu puudutasid, et kuidas siis nagu reied ja kõht ja kuidas seda kõike hoida, et tegelikult iga naine tahaks teada seda, et kuidas enda naha eest hoolitseda nii seespidiselt kui välispidiselt, kas seda annab üldse tagasi tõmmata või mida peaks tegema? Mida sa ise teed enda kõhuga? No seal ongi see, et seal ei ole ühte niisugust konkreetset ideaalset võimalust üheski tegelikult näha kehapiirkonnas meil täna, on loomulikult kohti, kus kirurgiast on loomulikult alati abi ja see on alati jääb võimaluseks, et vanasti tõesti oli seal 45 pluss olid ikkagi ainuke võimalus oli, ütleme, facelift operatsioon, et siis ei olnud võimalik nii-öelda need ennetavised ja nii-öelda prejuvenation kui sellise protseduure teha, mis nagu lükkaks edasi. Et täna me pigem üritame nii kaua, kui seda kirurgiat on võimalik edasi lükata, aga ühel hetkel on see ka variant, et kirurgina absoluutselt ei välista kirurgilist sekkumist. Aga ikkagi alati me ei saa ka protseduuridega parimaid tulemusi, et seal on väga oluline ikkagi seespidine toetus, ongi kõik see elustiil, toitumine, kõik need lisaained, mida me saame aidata selleks, et see nahk suudaks ka ise ennast noorendada. Loomulikult kõik see sport ja kõik see, mida te olete siin ka puudutanud, et ma arvan, et ongi selline terviklik lähenemine ja kui me räägime eelkõige nagu siin podcasti ikkagi perimenopausist ja menopausist, siis me ei saa üle ega ümber hormoonidest, et need on need, mis me paratamatult on meie elu osa. Kohe räägime hormoonidest edasi, aga kõigepealt ma tahaks küsida hoopis seda, et kas siis ikkagi, kui naine teeb neid ilusüste, botoxid, korrigeerib kogu aeg oma nägu, teeb erinevaid protseduure, aga muidu joob palju vahukat, on ju, ei maga korralikult, ei viitsi sporti ka teha, kas siis nendest protseduuridest ja süstidest on kasu ja niitidest? Ta on hästi individuaalne, mõned on meil natukene nii-öelda parema pagasiga, eks ole, kellel see andestab see magamata ööd ja kõik need nii-öelda mittetervislikud eluviisid ja on siis selliseid inimesi, kellel piisab väga vähesest selleks, et oleks kohe näkku kirjutatud, et olen öö läbi magamata või jõin eile veini, eks ole. Ja teatud vanuseni andestavad meil kõik need siuksed natuke ebatervislikud eluviisid, aga nüüd täpselt võib-olla 45 pluss, vähemalt ise ma tunnen, nagu ka ma teie podcastis kuulsin, nagu oli seda äratundmist, eks ole, et iga selline magamata öö ja pidu, mis annab väga hea energia, tants, mis on ka väga, ma arvan, jällegi selline positiivne energia, mis jälle viib seda elurõõmu edasi, eks ole. Seal on alati need omad plussid ja miinused, kumb siis seda üle kaalub, eks ole, kas see magamata tunnid ja võib-olla mingi alkoholikogus või siis see rõõm sellest tantsust, et kui see rõõm tantsust ja heast seltskonnast on parem ja suurem, siis miks mitte, aga kindlasti teatud vanuses see enam nii kergesti ei ole, nagu ei andesta sulle seda, et selles suhtes loomulikult see kõik on väga oluline. Aga kuidas need hormonaalsed muutused meie kehas siis mõjutavad nahka?
kui me räägime nagu perimenopausist, mis hakkab seal juba olenevalt siis 10 aastat enne menopaus, eks ole, seal kellel juba 35 pluss, eks ole, 40 pluss, siis seal pigem enamasti esineb meil hoopiski östrogeeni dominantsus. Et seal ei ole meil seda, et östrogeeni on liiga vähe ja hakkab sellest siis tingituna see vananemise ilmingud. Küll aga võivad hakata kõik muud igasugused sümptomaatikad, nagu need samad unehäired ja ajuudud ja võib-olla natukene selline ebastabiilne nii-öelda emotsionaalsus, kes tuleb seal rohkem ATH diagnoosiga esile selles vanuses, et see kõik muu, kuna östrogen retseptorid on meil üle kogu keha, siis loomulikult see on nagu pigem selline nagu Ameerika mäed, et hakkab niimoodi käima nagu roller coast üles ja alla. Et üks päev on ühtemoodi, teine päev on teistmoodi, sest me oleme natuke sellises veel viimases meeleheites, et veel viimased 3% munarakke, et äkki on veel võimalus midagi kuskilt mõni väike beebi saada või midagi, et see on selline üpris selline nagu tagurpidi puberteet, see periood, see perimenopaus, et see on omamoodi põnev, aga östrogeeni on veel piisavalt. Munasarjad veel enamasti töötavad, folliikulid vabanevad, ovulatsioon toimub, et östrogeeni on pigem rohkem. Pigem võib olla progesterooni madal näiteks, see on sõltub jälle inimesest, eks ole. Mõnel juhul ka testosteroon natuke. Testosteroon pigem on selline oluline just nagu lihas ja luustiku arenguks ja ütleme selliseks menopausis juba selliseks nagu libidoks ja selliseks elurõõmuks, eks ole. Ja kui me räägime menopausist, kus juba tõesti siis see östrogeen nagu nii-öelda kaob meil tagant ära, siis on nagu selles suhtes nagu juba pahasti. Et siis me oleme juba tegelikult nagu natuke hiljaks jäänud selle asjaga, et tegelikult me peaksime hakkama mõtlema ennem selle menopausi jõudmist, kuidas seda sujuvat üleminekut võimalikult sujuvaks teha, siis et... Ja mis sa mõtled sellega, et hiljaks jäänud? Et kui menopaus on käes, siis on see hormoonravi asendamine juba tegelikult natuke hiljas. Tegelikkuses see krooniliste haiguste risk ja kõikide nende sümptomite risk, et me ennetada on alati lihtsam kõiki asju, ka erinevaid haiguseid, et kui me tegeleme ennetamisega, on see palju lihtsam kui siis, kui see lõpp on juba käes, siis on juba, me saame veel parandada, aga me ei saa nii palju näiteks ennetada mingeid kroonilisi haiguseid, mis on kaasneb siis selle östrogeeni defitsiidiga. Väga hea, aga siis hakkakski siit otsast nüüd minema, et ütleme, kui meid kuulab praegu naisterahvas, kes ongi seal 40-45 pluss, et tal on veel võimalik nii-öelda selle ennetusega tegeleda, et mis oleks siis kõigepealt need esimesed sammud, mis me võiksime oma elus korrigeerida, et siis see naha elastsus säiliks ja et me ainult ei loodaks ka ilukirurgia peale? No kõige tavalisem nagu meil ikkagi on kodurutiin, eks ole, kodunaha hooldus, et see on õnneks meil täna väga hea, naised väga hästi hoolitsevad oma naha eest ja ma näen väga suurt vahet, kas naine käib kosmeetikus regulaarselt, kas ta kasutab häid tooteid, sest see naha, ütleme, see hüdrolipiidkiht hakkab ikkagi juba, eriti kui me räägime menopausist, hakkab meil nii-öelda kannatada saama, nahk hakkab muutuma tundlikumaks, kuivemaks, hüaluroonhappe kadu, loomulikult kollageeni kadu. Menopausis on see esimese 5 aastaga nagu põhimõtteliselt 30%, eks ole, meil selleks ajaks 50% on juba sellest kollageenist 50. eluaastaks kadunud. Et see on nagu päris drastiline ja hüaluroonhappe samamoodi kogu aeg meil hakkab järjest vähenema, midagi enam juurde ei tule. Et see on kindel. Aga mis siis oleks nii-öelda see nahahoolitsuse rutiin, mida võiks iga naine teha, mis oleks võimalik koduselt teha. See on siis perimenopausis on ju, mitte räägime praegu Briti vanustest ja siis hakkame rääkima minu vanustest. Ütleme nii, et seal väga suurt vahet nüüd ei ole, et ütleme 45 ja 55, enam-vähem see nahahooldus on ikkagi suht sama. Et ikkagi nagu ikka naha puhastamine, kuna ütleme see just natukene juba ütleme 50 pluss, siis tõesti see ütleme keratinotsüüdid või see naha kõige pindmisem kiht ei taha enam nii kergesti ise uueneda, siis oleks mõistlik, aga ka miks mitte 40 pluss ikkagi teha sellist natukene võib-olla tugevamaid puhastusi, on see mingi ensüümkoorjad või mingid happed, kas või kord nädalas, eriti näiteks peale suve, kui on kõik need päikesekaitsefaktorid seal näo peal ikkagi päris palju jätnud endale niisugust kihte, nad ei tule nagu lihtsalt pestes maha. Aga sa räägid, eks ju praegu näost? Aga kui me mõtleme üle keha, et sest vaata nagu, eks ju sa ise tõid ka välja, et see kõhu nahk hakkab lõtvuma eriti, kes on sünnitanud, eks ju lapsi, pluss need reie nahk hakkab ka minema, kas siis tselluliit tuleb rohkem esile, sest et nahk ei ole enam nii elastne, eks ju. Et ka üle keha, et mis on need rutiinid, sest väga palju räägitakse kuivharjamisest, siis on viimasel ajal on moodi tulnud see siidikinnas, Türgi, eks ju, hamammi rutiinid, et mis võiks olla see üle keha see rutiin, mida peaks siis jälgima?
Ikkagi see kuivharjamine, ma arvan, ma ei ole selles nagu ekspert, eks ole, Ja, ma olen ja, nagu aga tegelen mis natuke see teiste nagu- asjadega igapäevaselt, aga ise kui mul meeles on, siis kuivharjamist ma teen. Selles suhtes seal on nagu 2 komponenti, ongi üks on see, et ta kuivana ikkagi võtab äragi siis seda surnud naharakkeset nahapinna pealt, ehk ta uuendab seda naharakkude uuenemist, kiirendab ja lisaks ta siis stimuleerib seda mikrotsirkulatsiooni ja parandab seda naha nii-öelda tekstuuri ja stimuleerib siis naha nii-öelda uuenemist ja annab mingil määral võib-olla ka sellist tselluliidivastast efekti. Ise ma olen väga suur külma armastaja ehk talisupplusega tegelen aastaringselt, nii-öelda üritan seda külmavett saada, nii palju kui võimalik, suvel on see päris keeruline, aga suvi oli ju, Kakumäel oli 13-14 kraadi. Mina räägin seal ikkagi siuke alla 10 kraadisest veest, et selles suhtes seal, kus tõesti sellele tekib selline väike alajahtumine isegi, et see on meil nii siis nii-öelda selliseks nii-öelda longevity mõistes nagu väga kasulik, eriti just perimenopausis, menopausis, kus ta aitab neid erinevaid protsesse nii-öelda aktiveerida, aga lisaks siis ikkagi ka nahale. Et võib-olla näo puhul ma nüüd ei armasta seda külma nii väga nii-öelda propageerida, aga keha puhul see kindlasti on kasulik sellele nahale. Aga kes nüüd ikka jääauku hüpata ei taha, kas külm dušš aitab? Kindlasti külm dušš on parem kui mitte midagi, eriti hea on selline temperatuuride vaheldus, et kui ikkagi kuuma duši alt ära tulla, ma arvan, et see naha toonus ei ole kõige parem, aga kui lasta ikkagi sellise külma veega üle ja korraks see nahk pingule tõmmata ja mikrotsirkulatsiooni aktiveerida, et see, ma arvan, on parem kui lihtsalt see kuum dušš, et No aga nüüd, kui see östrogen on siis põhimõtteliselt juba läinud oma teed, on ju, pärast menopausi, kas siis need häkid, mida sa siin praegu räägid, ka kõik aitavad veel? Kindlasti nad aitavad ka nende menopausi sümptomitega toime tulla, aga see ei ole jällegi selline asi, mis sobib igaühele. See talisport, ujumine on küll nagu peaaegu rahvussport meil siin Eestis, aga see kindlasti ei sobi kõigile. Aga korraks külma duši alt ennast läbi lasta. Aga näiteks, kas selline temperatuuride vaheldumine on sama efektiga, et saunast jääkülma duši alla tagasi sauna? Jaa, kindlasti, aga ma ei soovita nagu väga kaua olla siis kummaskis nii-öelda, et see võib olla ekstreemne liiga, aga just selline temperatuuride vaheldumine on nahale kindlasti nagu selline stimuleeriva toimega. Aga kuidas see võib südamele mõjuda näiteks või muidu? Ma ütlengi, et lühiajaliselt on okei, aga mitte nii, et unustada ennast sinna jääauku ja siis võib tõesti olla nagu just selline järsk temperatuuri vahetus, et sa lähed perearst, tegelikult me korra küsisime oma perearstilt ja meie vanuses veel võib. Aga kui sa alustad 60-65 pluss sellise rituaaliga, et siis peab ikkagi väikse ettevalmistuse tegema, et siis see võib olla ohtlik. Aga sa enne mainisid, et sa võib peale vaadates põhimõtteliselt saad aru, kas naine käib regulaarselt kosmeetikus ja nii edasi. Kuidas meiega? Täpselt, kui sa meid vaatad. Läheme natuke. No väga kenad olete, ma vaatasin kohe, kui ma tulin, et nagu väga head näete välja, et selles suhtes nagu ma ei oska midagi halba öelda. Umbes me käime kosmeetikus? Ma sain aru sellest küsimusest, et ei käi kosmeetikus ja jäite vahele. Ja, aga siin on natuke ongi see valgus ja meik ja kõik see asjad ka. Et ma näen ja mis külje peal inimene magab, ma näen, kas ta suitsetab, kas ta on päevitanud elu jooksul, mitu hammast tal kuskilt puudu on ülevalt valt, et selles suhtes minu jaoks on nagu see nägu nagu avatud nii-öelda. Kas sa praegu näed seda ka, et kui kas meeldib päevitada või ei meeldi? No praegu meigiga tõesti võib raske näha, aga ütleme nii, et kõik need, mis me naha kahjustud, 90% on ikkagi päikesest ja UVA ja UVB kirgusest. Kui sellest päikesest juba juttu tuli, no minule tunnistan, ausalt meeldib tohutult päevitada. Ma olen täielik päikesejänku, ma olen ka elanud troopikas 8 aastat. Öeldakse, et ei ole vaja seda päikesekaitset, päike on meie sõber, siis öeldakse, et ei tohi minna üldse päikese kätte ilma päikesekaitseta. Mis on sinu arvamus sellest kõigest? No tänapäeval need kõige kuulsamad influencerid kannavad päikesekaitseriideid täiesti, nad on üleni maskeerunud enda riiete alla. Et see oleks kindlasti kõige parem lahendus päikese eest varjamiseks, ei ole seda riski, et me oleme mingid liiga palju valesid kreeme pannud ja ei ole ka riski, et päike meile liiga teeb. Kas me nüüd selliselt ringi tahame käia nagu ise asi, eks, et selles suhtes selge on see, et päike teeb vanaks, et siin ei ole ühtegi nagu vastupidist väidet üldse kellelgi nagu võimalik esitada, sest see on fakt, et 90% peaaegu naha vananemisest on tingitud UV ja UVB kiirgusest. Ja lisaks on päike ka nii-öelda ohtlik igasugustele naha pahaloomulistele protsessidele, et selles suhtes D-vitamiini ja niisuguseid asju me saame ka mujalt, loomulikult see annab hea enesetunde jällegi, nagu selle eelmise jutuga, et kumb on nagu tähtsam lõppude lõpuks, eks ole, kas see välimus või see enesetunne, et seal peab jälle need kasu ja kahju nii-öelda enda jaoks võib-olla panema kõrvuti. Kui ma räägin endast, siis see päikese käes olemine tekitab minule hea enesetunde. Just, täpselt. Ja see ongi see, et siis sa võtadki selle riski ja lepidki sellega, et võib-olla natukene see nahk vananeb kiiremini, kui sul ei ole suguosas mingit väga suurt nahavähiriski ja nii edasi, ja sa jälgid regulaarselt oma nahka, käid nahaarsti juures kontrollis, siis
siis on nagu sinu valik tegelikult, lihtsalt meie arstidena ülesanne on inimesi hoiatada, et suitsetamine on tervisele kahjulik, meil ei ole mõtet rääkida, aga mulle meeldib, eks ole. Mina arstina ütlen, et see ei ole hea, päikesekiirgus samamoodi, ma ütlen, et see teeb naha vanaks ja see tekitab erinevaid probleeme, et seda on võimalik nagu vältida, et selles suhtes on lõppude lõpuks inimese enda otsus. Aga kas need päiksekaitsekreemid, mis on siis, kuidas see väljend oli, et ta peegeldab tagasi? Need on nagu need füüsikalised. Füüsikalised, just. Meil üldse meel. Et kas see on ka lahendus, et näiteks kui käid tihti lõunamaal mingil põhjusel ja loomulikult see päike paistab ja kogu aeg maani riietes võib-olla ei tahaks käia, on ju, et kas see on lahendus, kas ta peegeldab nii palju ära, et sa oled kaitstud? Ja see sõltub nüüd sellest faktorist, et mida suurem on see faktor, seda nii-öelda tugevam on kaitse, aga kui on ka madalam faktor, siis lihtsalt peab sagedamine, et ikkagi iga paari tunni tagant võiks uuendada seda siis. Et selles suhtes tänapäeval õnneks on, ma kasutan palju mineraalkosmeetikat, ka seal on ja on ka sellised puudrid, mis on siis 50 faktorilise nii-öelda kaitsega, sellised nagu päikesepuudrid, laadsed tolpuudrid, et need on ka tegelikult füüsikalise kaitsega samamoodi, eks ole. Et selles suhtes ja enamasti nad on segud ja lisaks on väga tore on see, et enamasti nad on toonivad, et mina nagu suvel enamasti kasutangi toonivad päiksekaitsekreem, et see ongi minu jaoks selline nii-öelda nagu ka nii-öelda make. Et see füüsikaline valge kiht ei ole ilus, aga kui ta on siuke ilus nagu naturaalne siukene pruun, et siis miks mitte. Aga see ei tähenda ainult seda, et ma lähen nüüd randa päevitama, ma panen selle kaitsekreemi peale, vaid see ikkagi kogu aeg. Just, tegelikult ideaalis ikkagi põhimõtteliselt ka meie kliimas igapäevaselt ikkagi peaks seda kasutama, et ka UVB, need tulevad ka läbi akende, kontoris ja isegi need luminofoorlambid, et nad kaitsevad kõikide nende kiirguste eest, sest tegelikkuses nagu need teevad kõik vanaks. Et seda peaks siis aasta ringselt panema? Põhimõtteliselt küll. Isegi talvel, meil on ju nii kehv päike. Jah, ikkagi. Aga kui pilved on, ma ei tee nalja nüüd praegu, kui on niisugune vihmane pilvin, et siis ju Eestis ei tule, sest ma tean, et lõunamaal tuleb läbi pilvede ka, et sul võib olla pilvine taevas ja sa ikka põled ära seal rannas. Mari ütles just, et kõik need valgused ja lambid ja mis kontorites on. Kõik tegelikult vanandavad nahka, et selles suhtes. Aga jah, on erinevad koolkonsid, on siis neid, kes ütlevad, et need kreemid ei ole ikkagi ka head, et see tõde on seal kuskil vahepeal. Aga telefoni ekraan samamoodi, nii palju ja ka meieealised ja vanemad on ju nüüd kogu aeg aina telefonis. Ma ei oska öelda, kui palju ta nüüd nii väga nahale mõjub, küll ta kindlasti mõjub nagu nii-öelda meile silmade kaudu siis nagu sellele vananemisprotsessile. See sinine valgus on ka tõestatud, et see samamoodi vanandab, eks ole. Et ta ikkagi mõjub meie ka ajule mitte hästi, et parem on ikkagi siis kasutada siis neid nii-öelda kaitsvaid prille, punaseid ja kollaseid, mis siis on nende sinise valguse vastased, biohackerid kannavad neid kogu aeg. Või siis panna siis mustvalgeks oma see telefoniekraan ja enne magaminekut loomulikult vältida sinist ja pigem sellist nii-öelda päikeseloojangu valgust siis tuppa tuua siis erinevate vahenditega. Aga me hakkasime rääkima nahahooldusrutiinist, milline see peaks olema siis perimenopausis, menopausis naistel ja ka siis vanematel seal postmenopausis. Ja kuidas anda selliseid praktilisi nippe naistele, et ütleme, kui nad praegu meid kuulavad, et siis mida nad saaksid kohe täna enda jaoks hakata tegema? Seal ongi võib-olla sellised lihtsad asjad on, nagu me alustasin sellest nahapuhastusest loomulikult, et see on väga oluline, et ikkagi igal hommikul ja õhtul seda nahka puhastada. Millega? Ikkagi kõigepealt see päeva meik maha võtta, siis kes siis kasutab mingisuguseid pesuvahendeid, on see siis mingi vaht, seebivaba, mis ei kuivata nahka, kes kasutab piima, kellel on kuivem nahk, eks ole, siis võiks olla seal ikkagi selline toonik, micellaarvet võib ka kasutada, kes tahab meiki maha võtta, aga micellaarvesi oleks kindlasti see, mida nagu nahale jätta, et see võiks ikkagi maha võtta, see on ikkagi meigi eemaldamiseks ainult see, mis selle naha puhastamiseks. Jah, ma ikkagi olen käinud kosmeetikus ka ja mulle kosmeetik ütles, kui ta kuulis, et ma puhastan nägu micellaarveega, et appi! Temaga võib puhastada, aga teda ei tohiks peale jätta, et sel juhul peaks ikkagi toonikuga üle käima. Toonik oleks siis see, mis naha ära neutraliseeriks, naha pH ära neutraliseeriks, on erinevaid toonikuid, seal kas siis probiootilised või mis iganes siis, mis selle nahal annavad selle õige pH taseme tagasi ja siis oleks õige panna siis, ütleme õhtusel ajal võiks siis mõelda mingitele vananemisvastastele võimalustele, näiteks on siis retinool teadaolevalt meil kõige tõhusam, tänaseks kõige rohkem uuritud koostisaine, et on see siis mingit retinoiin, mis on siis juba päris selline nii-öelda apteegi poolt välja kirjutatud või arsti poolt välja kirjutatud isotretinoiinid, mis on nagu natukene tugevamad ja ääritavama toimega, aga õieti kasutades annavad väga häid tulemusi. Või siis sellised juba nii-öelda kosmeetikakreemid, mis siis on niisugused ohutumad, ongi need retinoolkreemid, mis siis aitavad siis seda kollagenistimulatsiooni ja tänaseks ikkagi väga oluline on ka see, et on tehtud kindlaks, et nahas on ka siis sellised rasvasisaldused, mida me ei taha kuidagi vähendada nagu erinevate nende protseduuride tagajärjel, et me ei taha, et naha
nahk kaotaks ja nahalune kaotaks rasva ja siis nendel retinoolil on ka teadaolevalt siis selline preadipotsüüte aktiveeriv toime nahas, et lisaks kollageenistimulatsioonile on ka siis selline lisatoime retinoolil. Ja need kosmeetilised kreemid on üpris ohutud, nad on enamasti sellises nii-öelda kapseldatud vormides ja need on erinevatel kujudel ja inimesed saavad siis endale sobiliku toote valida siis kas siis kosmeetiku abiga või siis kuskil kellegi spetsialisti abiga ja võib siis hakata vaikselt seda nahka ka harjutama, kui see nahk alguses võib-olla mõni on selline, et oi, mulle ei sobi, et mul hakkas nahk väga tundlikuks, sest tegelikkuses alati on võimalik leida seda sobivat varianti või siis seda nahka hakata vaikselt harjutama selle retinooliga, et ei pane iga õhtu, võib-olla paned seal üks kord nädalas ja siis hakkad niimoodi tõstma seda kordade arvu. Aga seda võiks teha siis ikkagi spetsialisti abiga, et mitte ise hakata endale mingeid asju peale? No retinoolkreem on üpris selline ohutu ikkagi. Mis see siis retinool oligi? Retinool on vitamiin A derivaat, ütleme. Ja ütleme nii, et see retinool on siis selliseks ohutuks vormiks tehtuks tavakasutajale. Et need retinoiinid, isotretinoiinid, need on siis sellised juba sellised, keda me ise arstidena kirjutame, ütleme ka siis akneraviks või siis tõesti, kui on väga teadlik kasutaja, siis me saame ka anti-aginguks seda kasutada, aga see juba vajab tõesti sellist natuke arsti võib-olla soovitusi ja väga teadlikku patsienti või klienti. Retinool on niisugune kõige tavalisem koostisaine siis erinevatele kreemidele ja see on üpris ohutu ja lollikindel. Lihtsalt peab leidma selle sobiva, need on loomulikult ka erineva kontsentratsiooniga ja neid ei tohigi käsimüügis väga tugevaid kasutusel olla, 0,05 on see vist maksimum, mida võib kreemidesse panna, see sõltub sellest vormist, milline see kreem on, millises vormis see retinool seal on ja selles suhtes retinool on kindlasti selline, mis aitab selle vananemisilmingute pidurdamiseks ja ka natuke tagasi keerata, aitab pigmendilaike vähendada. Ka kuperoosa puhul, siis tegelikult kuperoosa ehk see nahapunetus on samamoodi, et kollageeni kadu ja veresoonte seinad muutuvad hapramaks ja veresoont hakkavad õhenema ja lõhkema kergemini. Et ta tegelikult aitab nagu kõige vastu, aga jah, kui ta on väga tundlik nahk, siis esialgu võib tunduda, et äkki see mulle ei sobi, aga siis võiks mõelda ja vaadata, et äkki on mõni muu vorm või mõni muu kreem või siis hakata vaikselt seda nahka harjutama. Mul on selline küsimus, et kui näiteks igapäevaselt kogu meik, mis sa kasutad, on ripsmedušš ja natuke võib-olla kulmu, kas siis näiteks piisab mingisugusest lilleveest, kus on õrnalt eeterlikku õlijääke, et nahka puhastada, ütleme, sest lihtsalt ümbritsevast tolmust ja ma ei tea, tänava õhust või? No ma jällegi ei ole võib-olla nii hea ekspert selle koha pealt nõu andma, et lihtsalt minu enda kogemus on selline, et ma ikkagi tunnen, et minul vähemalt nahk läheb päeva jooksul rasvaseks ja ma tahan selle kihi ikkagi õhtul, see on nagu hammaste peal, mul tekib see tunne, et ma tahan, et ikkagi puhtaks pesta päeva lõpuks. Nahaga mul on sama keha, võib-olla ei ole mul nii oluline, aga näo ma tunnen lihtsalt, et ma tahan isegi, kui ma ei ole meikinud, see rasu ja kõik, mis selle päeva jooksul tekib ikkagi, ma tahan nagu selle naha ära pesta, et ta oleks puhas, ma tahan ta ikkagi tihtipeale, ütleme, kord nädalas ikkagi mingite ensüümidega või kergete hapetega, ka ütleme mingite AHA-hapetega või selliste kerget nii-öelda seda surnud naharakku irdumist nii-öelda soodustavate hapetega ka üle käia ja siis ma tean, et siis ka imenduvad paremini need toimeained, eks ole, kõik need seerumid ja kreemid, muidu ma võin need määrida sinna peale, aga need tegelikult ju sinna nahka ei jõua, kuna see kiht on seal peal. Vot räägige nendest hapetest ja happe koorimisest, see nagu kõlab, muidugi ma olen nendest varem kuulnud, aga see happe koorimine kõlab kuidagi natukene õõvastavalt ja kas see on ikkagi midagi sellist, milleks peab minema salongi või siis kliinikusse või on ka mingid kodused vahendid, kuidas siis seda nahka ja praegu me räägimegi rohkem nendest kodustest vahenditest, et selles suhtes et ütleme, meie vanuses oleks võib-olla sellisem kõige niisugusem tõhusam ja ohutum ja oleks siis ütleme need glükoolhappe ehk need AHA ja BH happed. Et need on ka väga erinevates nii-öelda kontsentratsioonides ja alustada siis koduses loomulikult sellistest kergematest ja muidugi on tore, kui teil on keegi inimene, armas inimene, kes seda teemat valdab ja soovitab teile, enamasti on selleks kosmeetik. Võite ka apteegist küsida, aga kosmeetik on tavaliselt tihtipeale selline enda juuksurgi, ta juba teab teie nahka, ta tunneb juba, ta oskab soovitada neid tooteid kindlasti paremini kui lihtsalt apteegitöötaja, kes näeb teid võib-olla esimest korda. Et selles suhtes üleüldised sellised kerged happed koduseks tarvitamiseks on okeid. Loomulikult on seal risk nendega nagu üle teha, et kui me selle naha kaitsebarjääri nüüd ära rikume, selle hüdrolipiidkihi, eks ole, mis tegelikult kaitseb meie nahka siis erinevate mõjurite eest, siis võib juhtuda, et tõesti see nahk muutub veel tundlikumaks ja tekivad hoopiski probleemid selle asemel, et kasu saades
saate kahju. Mis kujul see hape siis on või kuidas ma selle happeka siis koorin seda nahka? No need on erinevaid, on selliseid nagu batch'e, siuksed nagu siis enamasti on nad ikkagi sellised mingid vedelikud, mida saab panna mingi vatitupsu peale või lihtsalt kätega naha peale panna ja maha pesta lihtsalt, et ta on niuke korraks lihtsalt näo peale kandmiseks ja maha pesemiseks. On ka happeid, mida saab kauem jätta peale, aga see sõltub täpselt happest ja sellest nahatüübist ja peab ikkagi olema väga selles suhtes oskama neid kasutada. Ja siis, kui sa paned nüüd seda seerumit või näoõli või kreemi, siis see imendub nahka paremini. Jah, sest et me võtame selle surnud naharakkude kihi maha ja siis sealt kaudu siis tegelikult seal ongi need happed ka aitavad, kui me teeme salongihoolduseid, siis ka kosmeetikutel, need happed aitavadki nendel aktiivainetel tegelikult sinna nahka imenduda, et nad on sellised eritehnikad. Aga kas seda hapet asendab ka mingit laadi koorimine? No sellised või nagu vanasti sellised abrasiivseid koorijaid me täna nagu väga ei soovita. Jällegi ma ei ole kosmeetik, eks ole, veel kord, ma olen kirurg, tavaline kirurg, aga üldiselt need abrasiivsed koorijad pigem kehale on okei. Kehale on okeid, aga pigem siis väldiks näole? Mina näole ei soovita, sellepärast, et ta ikkagi enamasti meie vanuses siin rääkides menopausis on ikkagi väga suure osal enamusest on meil ikkagi pigem kuperroosne nahk, aga väga selline mehaaniline, selline hõõrumine, selline abrasiivsete koorijatega, see ei anna meile otseselt midagi, et see kahju on suurem, kui sellest saadav kasu, et pigem ma helistaksin ensüüme või happeid, et nende kerge toimelisi, et need ei ole sellised mehaanilised koorimised, eks nahale. Aga mul on selle hüaloronhappe kohta küsimus. Et sellest räägitakse, kui ta on üli hea asi, eks ju, ja aitab nahasta niiskust taastada ja seda saab sinna lukustada ja hoiab seda. Kas seda kasutatakse ka kehakreemides või keha mingites seerumites? Et ma saan aru, näole ta on eks ülivajalik, aga et ma ei ole kunagi kuulnud, keegi räägiks, et see on kehakreemides, et kas sa oled kursis? Ma ise ausalt öeldes kehakreeme üldse ei kasuta, ma olen kuidagi väga laisk selle koha pealt ja mul ei ole ka väga vajadust, et me olen nende kehakreemide koostiseid nii väga uurinud ja meie kliinikus ausalt öeldes ka väga kehakreeme ei müü. Kui mul oleks, ütleme nagu paljud kosmeetikud ka ütlevad, väga palju raha, siis ma ikkagi kehale määriksin ikkagi ka retinoolkreeme või eriti need retinaldehüüdkreemid, mis on siis ikkagi nii-öelda kollageenistimul ja ütlen ausalt, määrin oma kõhule, määrin dekolteele, et saan endale lubada, need apteegi retinoolkreemid on suhteliselt soodsa hinnaga ja ütleme nii, et saab täitsa pikalt hakkama sellega, et see pigem ma ise eelistan retinooli selleks, et jälle näha kollageenistimullatsiooni, näha pinguldust, kuna minu nahk ei vaja nii palju seda niisutust. Ütleme, kui tahaks niisutada, siis tõenäoliselt see oleks tore see hüaluroonappe seal kreemi sees, aga tõenäoliselt see teeb ka selle kehakreemi päris kalliks, kuna hüaluroonappe ei ole ka väga odav aine nagu kreemides, siis ma arvan, et see kehakreem, mida kulub päris palju, pindala on ju suur, eks ole, siis ma arvan, see kehakreem võib olla suhteliselt kalli hinnaline. Aga seda retinooli, mida sa siis kehale määrid, seda müüakse apteekis riiulitel, et ei pea olema need on retseptiravimid. Ja kes seda retsepti siis välja kirjutab, kui me Kaidiga tuleme? No enamasti siis kas keegi nahaarst või keegi, tal on nagu peab olema nii-öelda mingi näidustus, eks ole. Kuiv nahk peab siis olema, jah? Pigem vastupidi, retinool pigem ikkagi võib kuivatada nahka, et aga kui mul on kuiv nahka? Kuivale nahale aitavad kõik need igasugused nahabarjääri taastavad kreemid ja tekibki küsimus, et miks on kuiv nahk. Tegelikult tihtipeale tuleb välja, et see nahk on ikkagi jällegi see sama hüdrolipiidkiht ei ole nagu piisav, eks ole. Ja tegelikkuses tekib siis selline transdermaalne veekadu ehk naha peal, nagu ma ütlesin, on liiga palju nüüd surnud naharakke ja keratinat süütes, et vahelt hoopis nahk hakkab lekitama seda vett ja siis tekib kuiv nahk. Tegelikult oleks vaja natukene just see pind natukene nende samade hapete või ensüümidega natukene ära puhastada või mingite laserlihvimistega ja siis alles hakkab see õige naha nii-öelda barjäär tööle ja siis alles see naha nii-öelda see transdermaalne water loss, eks ole, alles pidurdub. Ja see on just tihtipeale menopausis väga suur probleem, et inimesed tulevad, et oi, mul on nii kuiv nahk, ma ei saa ühtegi asja panna ja siis mida nad teevad, nad panevad õli sinna peale. Nad ütlevad, see on ainuke asi, mis aitab tegelikkuses ta lihtsalt nagu ka seda kiskumistunnet vähendab, aga ta ei imendu sinna, tegelikkuses tal ei ole mingit toimet nahale ja sellega see asi tekitab veel sellise nii-öelda kinnise ringi ja see ei lähe kuidagi paremaks olukord. Kas sa praegu räägid ikkagi näost või ka kogu praegu ma räägin näost, jah. Aga ma mõtlen näiteks just jalad, et vaat enda puhul ma just, kuidas jalgadel läheb nahk nagu läks nii kuivaks. Jah, see on ilmselt seal ka võiks mõelda jällegi piisavalt ka selle toidu peale, et oleks piisavalt rasvhappeid saadud, eks ole, omega rasvhappeid, õlisid, oliiviõlid, omegat,
ütleme avokaadod, kõik sellised asjad, sest naise keha vajab ka rasvasid ja kindlasti oleks piisavalt vett tarbitud ja mitte lihtsalt tavalist kraanivett, vaid ikkagi seal võiksid olla lisaks siis need soolad, magneesium, kaalium, ütleme, mina paneks sinna natuke võib-olla söögi, nagu see doktor Riina Rautsiku soovitus, et siis ka see nii-öelda vesi jõuab sinna raku tasemele ja imendub päriselt sinna, kus me seda vajame. Nüüd ma võingi öelda ja mina Briti soovitusel tegin seda, et ma tegin selle soolavee endale valmis kannu hommikul, on ju, ma selle 1,5–2 liitrit jõin ära päeva jooksul ja ma sain oma selle jalanahad ja üldse nahakust kuivusest nagu lahti. Just. Aga mina küsiks nüüd siit edasi, et õli versus kreem, et jällegi on hästi palju erinevat infot, eks ju, et mis siis vahet on, kas kasutada näo ja kogu kehale erinevaid õlisegusid versus siis kreem, et kuidas sina neid kahte võrdled ja mis nende erinevus on siis kasutades? Ütleme nii, et õli ma tavaliselt näole ei soovita panna, et sealt ei imendu midagi kasulikku sinna, mida me päriselt sinna nahka vajaksime. Ma ei tea ühtegi õli, mis oleks selline, mis annaks rohkem mingit kasu, kui seda tunnet, et ei kisu nahka, aga see on lihtsalt ainult selle tulekahju kustutamine. Kreemi alla ikkagi kõigepealt seerum ja siis kreem. Et seerumi kaudu imendub see kreem, sest seerumis on tavaliselt rohkem igasugused aktiivained ja seerum imendub nahka kiiremini ja selle kergele niiskele seerumi peale siis kreem panna on kõige tõhusam. Aga lähme nüüd sinu ekspertiisi juurde. Kui ma nüüd olen siuke 50-60 pluss, kas ma saan siis loomulikul viisil oma naha ilusaks või ma pean ikkagi tulema ja laskma teha mõned süstid või panema mõned niidid või siis tegema mingi muu protseduuri? Mina arvan, et siin ei ole niisugust asja nagu pean või ei pea, et see on ikkagi inimesed kinni, mulle tulevad ka iga päev inimesed küsivad, et mis ta arvad, kas ma pean midagi tegema, siis mina arvan, et ei pea, et kui ennast midagi häiris, ma ei näe ühtegi põhjust midagi teha, siis miks me lihtsalt inimese tekitame mingit valu või traumat, et mind absoluutselt teiste inimese kortsud ei häiri, et selles suhtes ma ütlen kohe ausalt ära, et mind teie kortsud ei häiri, et kui teil on endal midagi, mis häirib, et siis me võime vaadata. Kui häirib? Ja, et siis ma küsingi, et mis häirib täpsemalt, just. Ja siis me hakkamegi lähtuma sellest, et mis seal täpselt häirib, kas häirib üks vagu, kas häirib 2 vagu või häirib üleüldiselt kogu selle naha olukord, eks ole. Et seal on igale asjale on oma lahendus ja see on ka see, miks neid protseduure on niivõrd palju. See ei ole lihtsalt sellepärast, et kõik on ägedad, vaid seal on see põhjus, et igal ühele ei sobi alati üks lahendus. Igal asjal on nii-öelda erinev põhjus. Ja selleks, et aru saada, mida me peame tegema, on vaja aru saada kõigepealt, mis on selle asja põhjus. Et miks mu kael kortsus on või? Selles mõttes? No, kui me räägime konkreetselt sinu kaelast, ma näen, et seal on 2 nii-öelda seda nagu vagu, et nüüd ma tahakski teada, kas need häirivad. Need mind ei häiri, pigem siit. Mina ei näe siit praegu mitte midagi, täiesti sile on sealt kõik praegu. Täitsa kortsus on. Mina näen ainult 2 jaa, aga seda vist nimetatakse, inglise keeles on see turkey neck. Ja nii-öelda eesti keeles kalkuni kael, okei. See tuleb rohkem välja profiilist, siit otsevaates ma seda ei näe, profiilist tuleb välja. Seal on selles suhtes lihtsaid lahendusi ei ole, see on ka selline pigem võib-olla selline natuke anatoomiline, see sõltub sellest lõualuust, eks ole, ja vanusega hakkab meil see kõik siin muidugi ka muutuma, luustik muutub, toimub selline aga alalõualuus, selline ilus jawline ikkagi meil hakkab ära kaduma, meil nägu hakkab muutuma siis nii-öelda maskuliinsemaks. Ehk need temporaalpiirkond langeb sisse, nägu läheb kandiliseks, lõug tuleb ettepoole, natuke siuke nõiastumine toimub ka, nina tuleb alla ja loomulikult seal on siis ka nii-öelda, need on need nii-öelda baas, see on siis see nii-öelda luustiku muutused, eks ole, mis siis tulevad siis luustiku nii-öelda õrenemisest, on ju, osteopeeniast ja kõigest sellest, see on see kõige nii-öelda see skelett, mis seal all on. Siis on seal peal siis nii-öelda need rasvpadjad, et teatud piirkondadest näos hakkab meil rasva vähemaks jääma, enamasti siin sügavad rasvpadjandid siin näo keskosas, need hakkavad meil vanusega ära kaduma. Ja siis siin näo alaosas vastupidi toimub selline rasvahüpertroofia, ehk siis need joulid on ju, need ongi siis selline, pigem see rasvkude hakkab siia natukene kogunema, pluss siis nahal lõtvus, kollageeni kadu, gravitatsioon ja mitte vähem tähtis ei ole siis selline asi nagu kaelanahalihas ehk platüsma, see on see miimiline lihas, mida meil tegelikkuses ei ole vaja muuks kui ainult emotsioonide väljendamiseks, aga ta on selline nii-öelda depressorlihas, et ta tõmbab kõike alla, kaasa arvatud seda näovaali ja seda suunurka, selle nimi on selline suunurga alla tõmbaja lihas, depressor angulioris ja tegelikkuses, kui me nüüd selle platüsma ära lõõgastame,
botuliintoksiiniga näiteks, siis ilusti see jawline tuleb rohkem nähtavale, aga see on jällegi see, et see ei ole absoluutselt kõikidele inimestele efektiivne, see on nendel inimestel, kellel see platüsma on selleks nii-öelda põhjuseks või peamiseks põhjuseks. Et see on võimalik siis näiteks botuliintoksiiniga natukene rohkem seda lõuajoont välja tuua, suunurki tõsta. Sul läks juba paremaks, juba kuulates mõjub Kaidi, väga palju parem. See päris tihti aitab päris hästi inimestele, aga inimesed ei oska tihti küsida. Kas on mingid süstid või mis? Need on botuliintoksiini süstid, jah. Need süste, mina kardan nagu tuld, ei ole ma ühtegi elust teinud veel, vaat never say never on ju. Aga no ma kardan neid. Mina räägin alati lihtsalt sellest, et mida põhjustab ja siis ma räägin, mis on selle võimalik nii-öelda meetod selle asja raviks või siis nii-öelda parandamiseks. No aga mingid muud varianti ei ole või? Ja ma just tahtsin öelda, aga need kõik võimalikud näovõimlemised. Ma ei saa öelda jooga, sest joogas ei ole näovõimlemist, see on näovõimlemine. Jällegi ma ei ole selle ala ekspert, ma arvan, kõik need asjad aitavad mingil määral teha teadlikult iga päev, nii nagu peab olla järjepidev nendes asjades, et selles suhtes ma arvan, et see halba idee. Hoiab ikkagi väga pikalt. Platüsmalihast tõenäoliselt ma ei treeniks pigem üle, kuna me seda tahame pigem nagu lõõgastada, kuna see on see, mis seda kõike nagu alla tõmbab, et pigem ma seda nagu lõõgastaksin, et ma pigem venitaksin seda, teeksin niisugust nagu kaela venitusi. No ma ei tea täpselt. Kas neid sinu neid harjutusi? Jah, ma arvan, et sellised pigem venitamise harjutused, need tunduvad nagu loogilised, et need nagu pigem venitavad, et ta nagu pigem ei tõmbaks lühemaks seda lihast, et ta veel rohkem alla ei vajuks, on ju. Sest see on see, mis alla tõmbab. See lihas hakkab meil siit lõu alajoonet ja kinnitub siia rangluule, et see on selline lihas, et ma pigem nagu ei taha seda, et ta veel rohkem pinges on, et pigem see venitamine, ma arvan, on väga hea taktika ja loomulikult seal peal on siis ikkagi see nahk ja nahalõtvus, mis siis on sellest samast kollageeni kaost, et aga millist kollageeni peaks siis tarbima? Kas aitab üldse mingi kollageeni söömine või sissevõtmine või süldi söömine, et mis on need jällegi see lihtne nipp, millega kõigepealt tegeleda, et ise ennast kõigepealt kõige rohkem aidata ja siis otsida juba mingit... No kollageeniga on nii ja on väga palju uuringuid, on ühed, siis ütlevad, et on abi ja teised ütlevad, et ei ole abi, et halba ta kindlasti ei tee, ma arvan, et ta on ka liigestele, ta on hea, need kollageeni tüüpe on väga-väga palju erinevaid, et esimese ja kolmanda tüübi kolлагeen on see, mis meil see nahas peamiselt on, üks on selline, mis tekitab rohkem seda sidekuude armistumist ja nii edasi, et selles suhtes nagu ta ei ole halb, aga nüüd ainult selle peale loota kindlasti nagu vist ei maksa, et tõenäoliselt see seda turkey necki ära ei võta. Et selles suhtes pigem kollageeni tarbijad kirjeldavad ise oma nahka rohkem natukene niisutatumana ja säramana, aga kindlasti see ei aita nüüd seda naha toonust kuidagi või nahka kõrvade taha ta ei tõmba ilmselgelt. Ja ega kaela puhul ei olegi meil väga selliseid protseduure, mis mingid imed teeksid, ütlen ausalt. Kael on selles suhtes natukene nagu keerulisem, näoga on palju lihtsam saavutada silmaga märgatavaid tulemusi. Aga mis siis on, kas ongi need ringlõikused, mis tõmbavad? Tõmbamiseks tõesti on ainult ringlõikused. Enamasti patsiendid tulevad, ütlevad, et ma tahan nagu nii, et see on ju nii lihtne, et teeme nii mulle, aga tegelikkuses see on ainult kirurg, et seda saabki teha ainult kirurgiliselt, et seda näpuga on lihtne teha, aga ütleme nii, mingi väikse süstiga või väikse protseduuriga ei ole nagu väga lihtsasti teostatav alati ja seda peabki selgitama, et nii sellist nagu tõmbamist efekti omavaid protseduure nagu ei ole. On siis selliseid asju, millega me saame siis naha toonust parandada, kollageeni stimulatsiooni, need on kõik siis need erinevad biostimulandid, mida me naha sisse siis saame viia, enamasti küll kahjuks ka süstidega, on olemas ka fotobiostimulatsioon, mida me saame teha erinevate siis energy-based device'idega, näiteks laseritega, mis samamoodi siis annavad seda naha, ütleme, pinguldust ja lisaks siis nendele ligamentidele, kuna mitte ainult nahk või lõtvu, vaid ka need ligamendid, mis meil hoiavad seda nägu selle kolju küljes nii-öelda kinni, need on kõikide läbi nende 4 kihi, ütleme nahast kuni luustikuni hoiavad seda nägu meil paigas, ka need ligamendid lõtvuvad ka selle sama östrogeeni vähenemise tagajärjel, kõik meil paraku natukene vajub. Aga on ju veel igasuguseid protseduure, sinu kliinikus ma vaatasin, on ka neid nii palju erinevaid, ma ei saa nendest muidugi arugi, kui ma neid sealt vaatan ja vahel viskab ju reklaame ka ette, ma ei tea, meil on nüüd see masin, on ju, tule nüüd siia, teeme su selle lõuajoone kõik ilusaks, aga ma saan aru, et ikkagi, mis aitab, siis võibki olla ikkagi need süstid, jah? Me ei ole kõik ei vanan ühtemoodi. Mingis laias laastus me saame aru selle vananemise protsessidest ja põhjustest, aga tegelikkuses me kõik vananeme natuke erinevad. Mõnel on pigem volüümi palju ja tekib selline näovaali vajumine sellest, et nägu on nagu nii-öelda raske. Mõni teine, eriti täna, kus meil on väga palju neid GLP-1 agoniste ja kõik see kallangetust, rasvakadu, eriti ka erinevate protseduuridega, nagu mis on need RF-aparaadid, haifud, nahaalune rasv võetakse aparaatsete hooldustega ära ja siis läheb olukord hoopiski hullemaks, eks ole. Ja kaalulangused, eriti ka ekstreemspordi tegijad, erinevad, kes siin kõrgemas eas hakkavad tegema mingid Ironman asju, siis keha on väga kena, aga nägu kahjuks nagu väga palju võib sellest kannatada saada. Et selles suhtes seal
need protseduuride valik on erinev näo puhul, kes siis on hästi kõhna ja kellel on siis nii-öelda ainult luu ja nahk või kellel on siis pigem seda volüümi liiga palju ja peab mõtlema, kuidas seda olukorda päästa või parandada, et selles suhtes neid protseduure on pigem väga palju sel põhjusel ja nüüd seda õiget leida ongi see kõige raskem ja sellepärast alati ma soovitan ikkagi tulla spetsialisti juurde konsultatsioonile ja koos vaadata ja otsustada, et alati ei saa, et mul sõbranna tegi, ma tahan ka. Et vaat sõbrannale võib-olla oli sellest abi ja enamasti ma ütlen, et aga teie puhul sellest ei ole nagu mitte mingit abi, sest siin ei ole üldse seda põhjust seda teha, on ju. Aga kuidas nüüd sellega on, et kui praegu ma ikkagi ei tule su juurde süstima aga ütleme, ma saan 70 ja siis ma mõtlen, et nägu on ikka nii kortsus ja ma ikka nüüd lähen teen mõned süstid, kas siis 70-selt on juba hilja või? Kindlasti ei ole hilja, aga näiteks kui me räägime kõige tavalisemast protseduurist, mis mina igapäevaselt teostan, on botuliintoksiini süstid, siis kindlasti see enam sellist efekti ei oma, nagu ta täna omaks. Et täna oleks veel võimalik ikkagi nendest kortsudest vabaneda 70-selt oleks siis juba mõistlik leppida, ma arvan, selle olukorraga. Oota, aga kui täna oletame, et me võtame nüüd Kaidi ja süstime ta igast otsast neid botoksiin, botuliin. Kas see on botoks siis põhimõtteliselt, millest sa räägid? Jah, see botoks on firma nimi, aga botuliintoksiin on siis see botuliintoksiin. Ja me saame Kaidi ülisiledaks. Kaua see püsib? Kas seda peab kogu aeg kordama, et kui meie rokkime siin 100 ja kas see tähendab siis seda, et kogu aeg peaks neid uuendama või ootame 70 ära ja siis teeme selle ringlõikuse, tõmbame kõik siia kukla peale krunni kokku ja siis lähme rokkime 100 ilusti siledalt edasi, kas nii toimiks või ei? Ega me nüüd ei tee siin nagu päris niimoodi imet ka, on ju enam siin nagu ikkagi natukene on juba mõned aastad juba läinud juba isegi ennetamisest nagu mööda. Et üht-teist on võimalik veel ära teha, aga mingit sellist tohutut imet me ikkagi korda saata nagu mitteinvasiivset ei ole alati võimalik, isegi ka veel sellises 50 pluss vanuses, see sõltub ikkagi väga palju sellest olukorrast. Ütleme nii, et kui me räägime näiteks sellest samast botuliintoksiinist, siis 70-sena lihtsalt see enam ei oma sellist efekti, ta lihtsalt, me võime see süstida, aga see korts ei kao enam ära sellest, pigem on sellest nagu rohkem kahju kui kasu. Aga kui ütleme praegu Kaidile teha need süstid, et natuke, ma ei tea, viiagi siledamaks see nahk, et kui tihti neid peab siis uuendama ja kaua see püsib üldse, et mida see tähendab siis, kui alustada nende... Botuliintoksiini süsti toime tavaliselt on 4-6 kuud, ehk enamasti käiakse 2 korda aastas seda tegemas. Aga see sõltub ka, mõnel on natuke lühem, mõnel on natuke pikem see toime, aga ravimi toime, ütleme 4-6 kuud. Et ikkagi peab teda kogu aeg uuendama? Jah, selle toime nagu selles suhtes ta nagu, ütleme nii, et see 4-6 kuud on see korts siis nagu pausi peal, et me ei saa seda kortsu nii-öelda süvendada, ehk tegelikult me paneme nagu aja seisma. Ta küll ei paranda naha kvaliteeti, ta ei stimuleeri kollageeni ega midagi sellist, aga ta on ikkagi vananemise vastane ja ka ennetab sellepärast, et see korts tegelikult ei süvene edasi, kuna see miimiline lihas ei saa seda sinna tekitada seda kortsu. Aga tegelikult seda peaks siis tegema 40-ndates, et selline 50 pluss võib olla juba hilja. No see sõltub, see sõltub ikkagi sellest põhjusest ka, et enamasti näiteks nagu horisontaalkorts nagu siin on ju, sul on, et see on tegelikult ju põhjuseks sellest, et need laud on rasked ja need on vajunud ja siis sa tahad need kogu aeg üleval hoida sellega ja me tegelikuses sellest nagu, kui me saame vabaks siis selle hinnaga, et need kulmud vajuvad veel allapoole. Need kortsud on siin otsa ees mul sellepärast, et see on terve eluaeg seda laupa kogu aeg niimoodi kortsutanud. Just. Ja nüüd ongi see hind, kui me seda botoksit sinna teeksime selleks, et nendest täielikult vabaneda, siis need kulmud vajuvad veel allapoole ja see on väga ebamugav sulle, sa ei saa need kulme enam kogu aeg niimoodi üleval hoida, ehk tegelikult oleks siis mõistlik mõelda hoopiski blefaroplastika peale, ehk see üleliigne launahk sealt ära. Vaat see on nüüd ainukene op, mille mina praegu mõtlen, võiksin teha praegu, ega ma ei tea, võib-olla ma olen seal järgmine aasta seal ukse taga süstimas ka, et pole välistatud, kuigi võib hilja olla, on ju. Aga jah, need lauoperatsioonid, mul on lapsest peale olnud need laud on ju, mis vajuvad peale, aga ilmselgelt nüüd aastatega nad hakkavad aina rohkem vajuma. Et kas nüüd selle opi jaoks on ka liiga hilja? Ei, selleks kindlasti ole hilja, et ja seal on ka pigem inimesed küsivad, millal on see õige aeg, siis ma ütlen jälle siis, kui ta tunned, et see sind häirib. Et ei ole mõtet vaja oodata, et ma nüüd pole piisavalt vana, tulemus kestab seal 10, isegi võib-olla pluss aastat, enamasti ütleme laias laastus 10 aastat, et see on väga pikk aeg, et ma ei näe ühtegi põhjust nagu kannatada ja mõelda, et küll ma üks päev lähen ja teen ära, kui see häirib, minu meelest võiks selle asja ikkagi ette võtta ära teha. Aga see on suht lihtne operatsioon vist või? Iga operatsioon on natukene nii-öelda traumaatiline, aga seda meie teostame lokaalanesteesias, et on selline pooletunnine operatsioon, vajab selline nädal aega kodukontorit, et on jah selline, et võetakse sisuliselt selline nahariba sealt lau pealt ära, et selles suhtes tal mingit tervist kahjustavaid
mingeid riske ei kaasne sellega. Aga kui me räägime muudest naha kvaliteeti parandavatest protseduuridest, siis ma räägin seda kui pigem trennis käimist, et see ei ole niimoodi, nagu enamasti tulevad, ütlevad, et ma tahan seda 5 aastaks tulemust, et siin ei ole selliseid asju, et meile räägime siin ikkagi pigem poolest aastast, võib-olla maksimaalselt aastast, et see on nagu trennis, et sa pead ikkagi selleks, et midagi püsiks, sa pead ikkagi pidevalt sellega tegelema ja seda hoidma. Et nahaga on samamoodi, et midagi iseenesest siin enam paremaks ei lähe, et siin tuleb nagu regulaarselt sellega lihtsalt tegeleda, kui on tahtmist seda hoida. Aga kas nüüd ei ole siin natukene see oht, vaata sa ju 2 korda aastas käid süstimas ja kui sa aastaid järjest teed, kas lõpuks räägitakse ju seda, et lõpuks ei liigu ükski lihas näos? Kas sellel on tõepõhja all? Ikka liiguvad ja me jätame ikkagi botuliiniga ka ikkagi peale, ütleme kurjuse kortsu, mille me teeme ikkagi enamasti liikumatuks, sest et siis on see toime kõige pikaajalisem ja kõige tõhusam, aga ülejäänud jääb ikkagi liikuma, et te saate kulme liigutada, saab naeratada ikkagi, et ikkagi inimene elab edasi ja liigub ka nii nagu vaja, et pigem tõesti me ei tee võib-olla täna nii tugevaid selliseid, et me täitsa ära frousime näo, et pigem lihased on ikkagi vajalikud meil näos, et nad hoiavad ikkagi seda näo volüümi, et me pigem teeme sellise vähesema nii-öelda liikumatuks selle näo, et jääb ikkagi see liikumine alles, aga lihtsalt see korts on nii-öelda ei süvene, on kontrolli all. Aga miks sind ikkagi hakkas huvitama siis loomulikul ja efektiivsel viisil vananemine, sest tegelikult sellega ju, ma selle peale mõtlen, et sa ju võtad nagu endal leiva käest ära, on ju. Minu jaoks see tähendab seda, et ma ei tee ühtegi seda süsti, vaid ma proovin siis kuidagi loomulikul viisil vananeda. Lihtsalt kui sa oledki teatud vanuses ja näed, et alati ainult süstist esiteks jääb väheks, teiseks on ikkagi sinu elukvaliteet, mis ei ole ainult alati selles nahas ja välimuses, vaid ka muus kõikides aspektides, mis meie naiste elu nii-öelda paratamatult osaks on kõik võimalikud ilmingud ja sümptomid, mis hakkavad tekkima, siis ma sain aru, et enamus minu kliente on nende samade muredega tegelikult ja kui neid protseduure teed, siis tihtipeale lähebki jutt selleni, ja mul on see sama asi, on ju. No, siis hakkadki mõtlema, et kuidas ma iseennast tahan aidata ja siis miks mitte siis ka oma nii-öelda klientidele, patsientidele need teadmised jagada, et mismoodi siis seda nagu muud elukvaliteeti ka parandada. Et see nüüd ei tähenda, et see nagu välistaks neid iluprotseduure tingimata, et üks ei asenda teist, aga ma arvan koos seda nii-öelda terviklikult võttes on see tulemus parem ja püsivam. Mis oleks siis näiteks 2 asja, mida sa oled enda elustiilis korrigeerinud ja mida sa soovitad ka oma patsientidele lisaks siis sellele sekkumisele loomulikul viisil parandada? No mina olen hästi selline füüsilise liikumise ja spordi poolt, et kindlasti enda nii-enda perimenopausi, menopausi nõustamistel alati soovitan seda sama resistance treeningut, mis teil siin ka on jutuks olnud, ehk selline korralik koormus ikkagi jõusaali treening, et see hoiab meie keha metabolismi, meie lihaseid, meie luustikku, sest et östrogeen kahjuks on see, mis on väga suur, nagu ma ütlesin, kõik meie keha on need retseptorid täis ja samamoodi see lihasmass hakkab meil kaduma ja selleks, et see kadu oleks 10 aasta pärast võimalikult väike, töötama täna selle nimel nagu igapäevaselt teadlikult, tarbides siis võib-olla natuke rohkem teadlikult ka toitumist jälgides, mingid toidulisandeid ja tehes siis trenni, et seda keha hoida siis võimalikult kaua heas toonuses. Et see oleks võib-olla number 1 ja teine oleks siis võib-olla ongi see toitumine ja võib-olla ka see, et ma hoian oma kaalu stabiilsena, et ma ei lase sellist ülerasvumist tekkida, et mul näiteks vanaemal oli 2. tüübi diabeet, ta oli selline kerakujuline, tal oli selline väga suur visceraalne rasv, et ma jälgin teadlikult ka ikkagi seda, et mu kehakaal oleks nagu ikkagi normaalne. Ja ma korraks selle süstide juurde veel, et kas sellest või kas sinu praktikas on seda ette tulnud, et sellest võib ka sõltuvusse sattuda, sest ma olen ise ka näinud naisi on, et süstivad ühed, siis nüüd siit vajus ära, nüüd lähen teen selle süsti ja nüüd lähen teen veel paar laksu, on ju, et kas sellest võib sõltuvusse sattuda? Jah, selles suhtes võib ja seda ma alati ütlen, kui see on hästi tavaline küsimus, mida küsitakse minu käest, ma ei taha teha, sest äkki ma jään sellest sõltuvusse, et see on jah tõesti, et kui sa näed, et midagi läheb paremaks, siis sa tahad ju seda veel teha enne, et sest sa nägid, et see oli päris ilus tegelikult, et nagu ma ei tea, et teeks siis veel. Et see on see on psühholoogiline nii-öelda. Teine asi on see, et kas see on siis nagu halb, kui me nagu sellega natukene tegeleme ja siis nagu ei aksepteeri võib-olla lihtsalt seda, et asi läheb niisama, vananeme nii-öelda loomulikult, et see on nagu kõik nii-öelda valikute küsimus.
sõltuvusse selles suhtes ei jää, et kui te enam ei tee ühel hetkel mitte midagi juhtud, olete täpselt samas olukorras tagasi, kus te olite siis, kui te alustasite neid süste võib-olla, et lihtsalt võib-olla vahepeal on olnud natukene pausi peal see asi, on ju. Et selles suhtes see ei ole niimoodi, et nüüd ongi kõik, et ükskord tegin ja nüüd ongi nagu nüüd on läinud kõik, et nüüd ei ole enam midagi, tagasiteed ei ole, et annan sõrme, võtab käe, et seda kindlasti ei ole, et võib-olla nii, et ühe korra teete ja rohkem mitte kunagi ei tee, mitte midagi muutu sellest, et see on lihtsalt korraks oli see korts nagu veidi siledam ja that's it. Vaata, vajub samasse kohta tagasi. Jah, kui me räägime botuliintoksiinist, siis ühel hetkel lihtsalt see toime kaob, lihas, ütleme, see närviimpulss taastub, lihas hakkab uuesti tööle ja kõik läheb edasi vanaviis, et mitte mingid pöördumatuid muutuseid seal selles suhtes ei teki. Ja nahas, kui me oleme vahepeal lihtsalt nahka natukene niisutanud või stimuleerinud seal mingit kollageeni, elastiini tootmist, siis pigem see on nagu pigem selline vitamiinilaks ja läheb tagasi nii nagu oli ennem, siis ega midagi sellest halvemaks otseselt ei lähe. Sa lubasid, et me võime küsida ka sinu enda kogemusi. Et kas sa võid jagada 2-3 kogemust, mida sa oled ise katsetanud enda peal, sest sa loomulikult näed vapustavalt kena välja ja väga ilusa näonahaga, et mida sa oled katsetanud enda peal ja kuidas on olnud see paranemine? Ma püüan ikkagi teha ikkagi aeg-ajalt mingi protseduure täpselt selleks, et ma tunneksin ise, mida ma teistele teen, mida minu armsad kliendid ja patsiendid läbi elavad, siis tegelikkuses enamasti ongi nagu sa ütled ka, et sa kardad valu ja nõelasid ja nii edasi. Ei, mitte nõela ma ei karda, ma kardan neid botoksi süste. Jah, see on ka ümber lükatav enamus inimesi, kes mu kliente vähe on küll neid, kes tulevad, ütlevad, vaat botoks on viimane asi, mida ma teen, siis ikkagi enamasti me selle botoksi ikkagi ära teeme. Et lihtsalt ma tahangi teada, mis on see põhjus, miks inimene neid kardab. Et selles suhtes rääkides jälle tagasi tulles selle sõltuvuse juurde, mul läks korraks meelest ära, mida ma tahtsin rääkida, ongi see, et tegelikult jah, on ka neid, kes satuvad nii-öelda nõela otsa ja hakkavad liiga palju tegema protseduure. Ja seal ma näen ühel hetkel ja ma selgitangi ka patsiendile kliendile, et natukene tuleks pidada piiri, sest liigne trauma tekitab pigem sellist põletikku nahas ja põletikku omakorda tekitab vananemist. Et liiga palju mingeid asja teha ei ole, nagu ma arvan, mõistlik. Et seal on kindlasti vaja pidada piiri ja pausi ja lasta nahal ka taastuda ja anda aega, sest kollageeni teki võtab ka aega, ütleme, 1 kuu ajaga meil tekib ikkagi sellisest beebikollageenist õige kollageeni. Kui me hakkame seda ennem liiga palju lõhku meile uute protseduuridega, siis me ei jõuagi lõpuks kuskile sellega. Et ma annan alati soovituse, et võtame aega, võtame üks asi korraga, ärme tee kõike korraga, sest inimesed tihtipeale ei saa päeva lõpuks ka ju aru, millest tal mingi asi tekkis. Kui tal tekib ka mingi probleem, me ei tea pärast, et kas oli sellest või see oli sellest, sest ta tegi kõik asja korraga, on ju. Et me ei tea, mida vältida. Et ma pigem nagu soovitan võtta step by step, kuigi täna on väga populaarne see full face, kõik asjad korraga, Ameerikasse tagasi, on ju, teeme ära, on ju. Siis ideaalsel juhul ma ikkagi seda ei harrasta, sest seal on riske rohkem võimalusi saada, kui ütleme teha niimoodi üks asi korraga. Eesti klient on enamasti selline, võtab ka tasapisi, niimoodi tasa ja targu, et ei ole selline nagu, et teeme nüüd kõik korraga ära, et ta on nagu üleelamiseks natuke võib-olla ebamugav, kuigi mõni ütleb, et siis on tehtud. Et mina olen ka pigem seda tüüpi, et võtan üks asi korraga, kui ma teen, loomulikult botuliintoksiin on minu jaoks täiesti vältimatu, sest mul on hästi miimiline nahk ja et siis mul on see miimika kindlasti see, millega ma pean botuliintoksiiniga nagu hoidma kontrolli all ja kui ma vaatan enda neid pilte, kui ma olin seal ikkagi 10 aastaid noorem, siis need kortsud olid mul siis tugevamad, kui nüüd, kus ma olen teinud botuliintoksiini. Et see on kindlasti ennetanud minu kortsude süvenemist. Aga kortsud, öeldakse ka, et kortsud on ilusad, see näitab sinu elatud aastaid, emotsioone. Ja, ma üldse ei vaidle sellele vastu, jällegi see on iga isiklik asi, et ongi mõni ütleb, et mulle need naerukortsud meeldivad, see näitabki seda, et ma olen olnud rõõmus ja positiivne. Ja jällegi loomulikult, ega me neid täitsa ära niikuinii ei võta, et emotsioonid jäävad, aga kui ma jällegi vaatan enda vanemaid pilte, siis need silmad olid pigem sellised hästi kissis ja väikesed ja kulmud olid nagu madalad, et nüüd, kui ma olen nagu hoidnud seda natuke botuliiniga niimoodi lõõgastatuna, siis on need kulmud kõrgemad ja silmad nagu avaravand, muidu olid sellised nagu veits nagu seasilmad, et mul endale meeldib tänane pilt võib-olla natuke rohkem, kui isegi mõni noore põlvepilt, mida ma tegin, kui ma ei olnud botuliini üldse teinud veel. Samamoodi, kui me rääkisime enne kehast, siis ma ütlen, et ma olen täna oma parimas vormis üldse, kus ma olen terve elu olnud, ma olen olnud ka hästi kriitiline enda suhtes, aga täna ma tõesti näen ka seda, et oma töövilja, oma lihase, et nad joonistuvad mul ilusti välja, kuna rasvaprotsent on suhteliselt madal. Aga selles oled saavutanud ikkagi ju liikumise ja toitumisega. Ja see on trenniga ja toitumisega, aga näoga on selline jah, et ütleme nii, et
kui liiga palju teha, siis kindlasti see ongi see paranemisprotsess, see tekitab ikkagi nagu stressi ja kõik nii edasi ja minul on ka see tihtipeale, et ma ei saa väga tihti lubada endale neid paranemisprotsesse ja siis ma nagu paljusid protseduure nagu lükkan edasi või püüan neid nii-öelda vältida, kuigi tegelikkuses ma tean, et ma peaksin neid asju endale tegema, aga nagu ikka tihtipeale kingsepal pole kingi ja siis sa mõtled, et näed, et tahaks ka, aga näed, ei saa ja jälle ei ole aega ja jälle, et kui mul on veel aega, siis ei ole teisel spetsialistil aega, kes seda tahaks või saaks mulle teha, et selles suhtes õnneks on see, ma arvan, parem kui see, et nagu kogu aeg nagu endale midagi, kogu aeg istud seal päeval töö lõpus ja muudkui teed endale ise süste, et õnneks ma ise ühtegi süsti endale teinud, mitte et see midagi halba, aga see on natukene võib-olla ohtlik tee või libe tee, ma arvan, mõnele, kelle jaoks on see nii kättesaadav. Mida sa oled ise lisaks botoksi süstidele teinud oma näoga ja kuidas sul on see paranemine läinud? No aeg-ajalt ma teen selliseid protseduure pigem, mis ei vaja pikka paranemist, mulle väga meeldivad erinevad laserprotseduurid, mis siis on sellised fotobiostimulatsiooni protseduurid, mis siis on natukene pinguldavad, naha struktuuri parandavad ja ütleme nii, et nad pigem pidurdavad seda vananemist, et mõte ongi see, et ma võib-olla 5-10 aasta pärast näeksin ka veel sama hea välja kui täna, mitte et ma täna peaksin 10 aastat kohe noorem välja nägema, et ma pigem teen neid mitteinvasiivseid protseduure, mis ei vaja taastumist. Sest ma tunnen, et see liigne trauma minu nahale ei sobi ja ma püüan seda vältida, et ma nüüd tegingi just hiljuti 2 nädalat tagasi sellise RF mikroniidlingu purosoomidega, tahtsin katsetada kogu selle protsessi läbi oma kolleegidega ja väga suur häda on see paranemisprotsess on minu jaoks nii pikk ja nii vaevalikas ja nüüd ongi see, et ma olen mõelnudki, et kui nüüd mõni klient oleks nagu püstihädas, võib-olla ma veel oskan aidata ennast selles kohas, et mul on seal erinevaid võimalusi kliinikus, teen seal LED-ravisid ja asju, lasereid ja asju, aga mõnel võib-olla on täitsa nagu paanika, et ta ei tea, kuidas nagu sellest välja tulla, sellest paranemisprotsessist, et see on hästi suur tugi peab olema selle meeskonna poolt, et kui sul nüüd see invasiivne protseduur on, ütleme mingid laserkoorimised või mingisugused protseduurid, mis vajavadki taastumist, et sul on siis see tugi ja võrgustik, kelle poole pöörduda, kui sul tekivad ka mingid tagasilöögid sellist paranemisprotsessis. Oota, aga mis see protseduur, mis sa nüüd just äsja tegid, et mis see siis on? See konkreetne oli selline mikronõelumine, RF ehk raadiosageduslik mikronõelumine, mida sa nõelusid? Nägu. Tekitab siuksed mikrokanalid nõeltega, et siis läbi nende kanalit oleks siis võimalik viia siis sellised eksosoome, mis siis on sellised, mis seda naha struktuuri parandavad ja ütleme kogu seda naha olukorda ja ütleme ka kollageenistimulatsiooni, elastiini, aga ütleme kõike seda rakkude ainevahetust nii-öelda, et läbi nende väikeste kanalite need ained imenduvad paremini. Aga tõenäoliselt oli mul seal all palju sellist kuperroosset nahka, et mul lõi nagu välja siukse nagu kerge, isegi nagu võiks öelda rosaatse, et üksed väiksed vistrikud tulid välja, mul ei ole ammu mingid vistrik olnud. Ma ei oska öelda, kas see on päeva lõpuks aitab minu sellele kõigele kaasa, et tõenäoliselt ma loodan sellest ikkagi alati, tavaliselt on ikkagi selleks vaja lihtsalt ka aega anda. Ja lihtsalt meil on see, et meil on vaja nüüd, täna ja kohe, enamasti on kõikidel see probleem, et täna ja homme on mul nüüd pulmad või tegelikult on juba täna lõunal on see vaja olla ilus, eks ole. Et alati tuleb arvestada sellega, et selle taastumisega võib minna kauem, kui meie oleme võib-olla öelnud, et see on individuaalne. Mõnel paraneb 1 päev, aga mõnel läheb nädal aega, et seal on nii palju faktoreid, mis seda võivad mõjutada. Aga kas see naha nõelumine, kas see aitaks näiteks Kaidi olukorras seda kaela ja nägu siis nii-öelda nagu siledamaks? Või... Kaidil on väga ilus nahk, et selles suhtes nagu see on mikronõelum ja räägime ka termapen, mis on väga selline, väga tänapäeval kasutatav ka koduhooldustes, eks ole, sellised termarollerid on ja et jällegi mõte on selles, et ta natuke stimuleerib seda kollageeni tootmist ja paneb neid naha nii-öelda regeneratiivseid protsesse tööle ja lisaks siis läbi nende mikrokanalite me saame viia siis erinevaid aineid, on ju. Aga igasuguse väikse mikrokanali kaudu võib minna ka väike infektsioon sinna sisse, eriti kui tuleb mingi televisiooni vajalik minna, vaja ruttu meik peale panna, ei vaata ka täpselt, mis seal on, eks ole, siis selle tagajärjel võib tekkida hoopiski naha infektsioon ja naha põletik ja asi võib nagu päris käest ära minna. Et selles suhtes peab alati arvestama ikkagi selle taastumisega ja mitte ikkagi siis võtma sellele perioodile, kus ei ole võimalik taastumist lubada endale, et nüüd ongi õhtul vaja panna see meik peale, noh siis ei ole seda protseduuri nagu mõistlik ette võtta, et see võib lõppeda ikkagi ka katastroofiga. Sest kui me räägime, see enamus protseduur on siiski naha sisse viidavad ained ikkagi, kas siis erinevate aparaatsete hooldustega, ütleme ongi need mikronõelumised, on need mingid laserid, on need süstid, on need siis mingid happed või mingid, ütleme, energy-based device'id, et on sellised aparaatsed hooldused, mis tõesti seda naha pinda ei vigasta, ehk ta ei ole nii-öelda ablatiivne, ehk me lihtsalt stimuleerime seda naha kollageeni tootmist ja
pinguldame näiteks neid samasid ligamente, mis meil seal hoiavad neid struktuure koos, et seda nahale ja ütleme kogu sellele näovaalile anda sellist nagu kerget liftingut, aga ta loomulikult, kui ta ei vaja taastumist, siis ta ei ole ka oodatavalt ka kirurgilise efektiga, vähemalt mitte ühe korraga. Eesmärk on pigem pidurdada ja protsesse nii-öelda tagasi keerata ja niimoodi pikas perspektiivis hoida ja näha, ütleme 5 aasta pärast noorem välja, mitte täna kohe 5 aastat noorem välja. Mul on kogemus ühe protseduuriga, see oli mingi, ma lasin endale sõbrannadel kinkida sünnipäevaks ühe kliiniku siis kinkekaardi, aga see oli siuke mingi pindminu operatsioon, mingi aparaadiga midagi siin tehti ja mul olid kuskil siit, vaatan, hakkasid tekkima mingid padjakesed, et siia tuli nagu mingi siuke vagu, on ju, põse peale siis, kes meid kuulab. Ja tegelikult see protseduur tegigi, nagu vaatasin peelgisse, kõik oli järsku oli nägu ühtlane pärast seda protseduuri. Aga see kestis umbes ma ei tea, kuni maks 1,5 päeva, siis oli kõik samasugune tagasi. Ja need ongi need samad, need guashaad ja asjad, mis on ka täna hästi popid, et nad on väga head, aga nad on lühiajalised, et ongi, et korraks ta tõstab selle kulmu üles, ta hoiab seda ilusasti, läid üritusel ära, aga tal ei ole pikaajalist efekti, et selles suhtes need enamus ikkagi natuke invasiivsemad on nagu pikaajalisemad, eriti kui me räägime veel protseduurist, mida me soovitame teha tavaliselt seal mitu korda, eks ole, 6-ajaliste vahedega, siis me saame tulemuse kestvama, et see kosmeetiline hooldus on jah, sellisem pinmisem ja samamoodi, kui seal oli siis tõesti see sinu jutu järgi võib-olla mingi väike lümfiturse, mis seda patti tekitas, piisab sellest, et me teeme lümfimassaaži ja see pati kaob ära, eks ole, järgmise korrani. Aga sinu kliinikus eemaldatakse ka erinevaid neid nahamoodustisi. Aastate lisandumisega tulevad meile ka neid imelikud nahamoodustised aina siia keha peale igale poole juurde, vähemasti minul küll. Et millest need tingitud on? Ja need ei ole ju tegelikult sünnimärgid, neid on igasuguste erinevate nimedega. Ja neid on väga-väga palju erinevaid, aga ikkagi laias laastus on enamuste põhjuseks ikkagi jällegi seesama kurikuulus päike, ehk need samad solaarlentikod, need pruunid laigud, maksalaigud, keratoosid, et need on ikkagi suures osas päikesest tingitud ja loomulikult on siis inimesi, kellel on selleks soodumus, et nendel on ka viiruslikud siis nii-öelda nahanäsad, on väga palju siin kaelapiirkonnas neid nahanäsasid on ju, on erinevaid veresoonkonna patoloogiad, niisugused nii-öelda kirsangioome, et need sünnimärgid on jah sellised, mis on nagu enamasti juba elu jooksul omandatud ja on enamasti pigmendiga, aga loomulikult ei saa ka välistada igasuguseid ka naha nii-öelda algselt või juba ka pahaloomulisi protsesse, et selles suhtes seal ei ole ühte kindlat asja, et sellel ühel inimesel võib olla väga palju erinevaid nahamoodustusi ja kui tal on soodumus, siis tavaliselt tal ongi väga palju erinevaid moodustusi ja igat ühte peab natuke nagu eraldi vaatama. Aga kas neid moodustusi, kui tihti peaks käima neid kontrollimas? Ideaalis 1-2 korda aastas võiks ikkagi käia lasta nahaarstil üle vaadata ja on võimalik teha ka siis lihtsalt mõnest kahtlasest nii-öelda sünnimärgist või moodustusest siis selline dermatoskoopiline foto 1 kuni 2-3 siis ka oma perearsti juures või mingis ilukliinikus saate siis sinna dermatoloogile, kes siis selle 1-2 päeva jooksul vastab, et millega võiks tegemist olla ja siis edaspidi otsustada juba, et kas siis seda jälgida või siis eemaldada kirurgiliselt. Kas sünnimärgid, mis on ebamugavates kohtades, ma ei tea, rinnahoidja paela all või niisugustes ebamugavates kohtades, kus ta kogu aeg saab nagu häiritud, et kas need peaks pöörduma näiteks sinu juurde paluma need eemaldamada, on see ohtlik, kui neid kogu aeg ärritada? Ta ei ole ohtlik otseselt, aga enamasti jah, inimesed tahavadki eemaldada sellepärast, et nad on selles suhtes ebamugavad ja nad võivadki ka veritseda ja andagi sellist ebamugavust riietumisel, et täpselt meestel habemäemsel, kui ta iga kord veritseb, ei ole väga tore, on ju. See kirurgiliselt eemaldada ja siis on 2 varianti, enamasti ma soovitangi siis saata ta ikkagi ka uuringusse, patohistoloogilisse uuringusse, kuigi kui me kirurgiliselt eemaldame, me eemaldame ta täielikult kogu naha paksuses, et seda ohtu, et ta sinna tagasi tuleb või midagi nagu ohtlikuks läheb, siis enam ei ole, eks ole, ta on juba sealt täielikult eemaldatud. Ja siis patohistoloogiline vastus ütleb, millega oli tegemist ja kas ta on siis täielikult eemaldatud. Minul on veel üks küsimus seoses geneetikaga, et kas meie naised peaksime vaatama oma ema, oma vanaema, et kogu selle vananemisprotsessiga seotult, et kuidas nende nägu ja kogu see struktuur muutus ja see naha elastsus, et kui tugev see geneetika siin ikkagi on, sest ma tean, et teadus on nii palju arenenud, vahepeal räägite, see geneetika on väga mõjutav, eks ju, nüüd selgub, et elustiiliga me saame hästi palju oma geneetikat ka muuta selles mõttes, mitte geneetikat, aga seda nii-öelda tagajärge. Et kuidas sina ütled, et kas emale otsa vaadates? Mingil määral jah, et ma enam-vähem näen, kuhu suunas ma liigun ja ma ka patsientide puhul küsin, kui kellelegi näiteks alla vajunud laud või mida iganes, ma küsin, et kas ka on näiteks emal-isal seda, et siis ma saan nagu, kui ta ütleb, et kas mul on see oht, siis ma küsin, et kas teie emal-isal on ja siis ma enam-vähem võin arvata, ta võib olla nii emasse kui isasse, me tegelikult seda ei tea. Et selles suhtes sarnaseid jooni loomulikult on, välimuselt sarnaseid jooni oma vanematega meil ikkagi enamasti on.
geenid on täna öeldakse, et ikkagi pigem epigeneetika, ehk see tähendab, et 20% ikkagi määrab ainult geenid. Ülejäänud on kõik epigeneetika. Ehk tegelikult 80% on ikkagi kõik meie elustiil ja meie keskkond, kuidas me kasvame, ehk võrreldes siis võib-olla emaga, kes seal on seal eluaeg, näiteks minu ema ikkagi päevitanud, võib-olla ta on ka suitsetanud, võib-olla ta on rohkem nii-öelda oma nahka kahjustanud, ütleme, mina olen seda samamoodi teinud, aga võib-olla näiteks minu lapsed näiteks seda enam ei tee, nad teadlikult väldivad päikest, nad ei käi solaariumis ja minu lapsed, ma loodan, ei jõua kunagi sinna. Mina olen ikkagi nooruse rumalusega seda väga palju ikkagi kahjustanud, on ju. Et selles suhtes see toitumine, see keskkond, et see kindlasti on ja põlvkondade kaupa ikkagi muutub, eks ole, kui me vaatame seal, ütleme oma neid vanavanemaid, kes seal sõid ikkagi väga naturaalset toitu, viibisid värskes õhus, eks ole, seal oli keskkonna saastatus kindlasti palju väiksem. Nende eluiga küll ei olnud kõrgem tõenäoliselt, kuna nad surid juba erinevate muude haiguste tagajärjel, mis täna on kõik ravitavad, aga kindlasti nende, ütleme näiteks kui rääkida nendest blue zone'idest, eks ole, seal on väga palju faktoreid, mis siis mõjutavad ikkagi seda eluiga, et seal on, ütleme, toit loomulikult kõik, siis ka see sotsiaalsed suhted näiteks perekonnaga, lähedastega on väga oluline, see keskkond, kus see inimene on kasvanud, kui palju ta on viibinud väljas, kui palju ta on füüsiliselt aktiivne olnud, et selles suhtes ikkagi see, täna me räägime kronoloogilisest ja bioloogilisest vanusest, et need on nagu erinevad asjad, üks on see number, mis on sul passis, aga tegelikult see bioloogiline vanus võib olla hoopis midagi muud ja seda on võimalik tegelikult määrata täna erinevate DNA-testide ja erinevate analüüsidega, aga see on selline kaudne, et see võib-olla mõõdab kas põlentikku või ta mõõdabki sinu neid kromosoome, telomeeride pikkust, eks ole, et selles suhtes need on need asjad, mida me saame täna veel päris palju mõjutada õnneks ja me saame ikkagi seda aega isegi ka pikendada, nagu me täna teame, siis täna tahame rokkida ju 100-ni. Või rohkem, nagu selgus. 100+, just. Isegi 120-st täna räägitakse, kui me viimases selles Biohacking Summitil oli, siis räägiti ikkagi 100 ja 120 pigem juba tänaseks eeldatavaks elujaks. Oi, annaks siis jumal tervist, sest seda oleks ainult väärt siis elamist nii pikalt, kui on tervis ja vitaalsus. Aga samas ikkagi ka see välimus, ma arvan, on ka mingil määral oluline, et me oleme ikkagi sotsiaalsed inimesed ja me tahame ikkagi ju näha ikkagi ka välja, ikkagi mitte võib-olla seal 120-sed, et ikkagi ma arvan, sellepärast see naha eest hoolitsemine on ka nagu üpris oluline ja nahk on ka ikkagi organ ja nahk on nagu selles suhtes ka elutähtis organ, et selles suhtes tasub tema eest ikkagi hoolt kanda. No iga episoodi me tahame ikkagi lõpetada 3 sellise praktilise nõuandega, mida siis saab kohe oma ellu rakendada. Nii et nüüd, kui naine tahab vananeda loomulikul, tervislikul, efektiivsel moel, mis on nüüd sinu need 3 nõuannet? No esiteks kindlasti mõeldagi oma elustiili peale, et kindlasti on seal veel asju, mida saaks paremaks teha. Olgu see siis magamine, toitumine, trenn, et alati on natukene midagi, millele saaks natuke rohkem tähelepanu pöörata ja võib-olla seda elustiili poolt parandada. Mõelda, millised on need valikud, et kas need on täna need valikud, mis annavad ka selle hea pikaealisuse ka 5 ja 10 aasta pärast. Kindlasti hoolitseda oma naha eest, et nahk on, ma arvan, ikkagi meil on seda ainult üks, ka meie nägu on ainult üks, et ei maksa nagu sinna uisapäisa mingeid asju sinna lasta süstida ja võib-olla teha, et pigem nende tagajärgedega tegelemine võib olla hullem, et võib-olla mõni asi hoopiski pigem tegemata jätta või ennem ikkagi kaalutleda, et mida, kus ja kuidas teha oma näoga ja ka naha protseduuridega. Et mitte liialt kahju teha ja loomulikult kaitsta siis nahka erinevate vananemist põhjustavate faktorite nagu päikese eest ja keskkonnategurite eest, siis erinevad antioksüdandid, toidulisandid, mis aitavad seda nahka kaitsta. Ja uni, eks uni on ka ikkagi väga-väga oluline ja sellest väga mitte kaugel olev siis see meie väga suur igapäevane probleem stress. Et see on see, mis tegelikult meid ka vanaks teeb, selline krooniline stress. Ja seda keha üldist põletiku taset püüda võimalikult madala hoidana, sest et põletik tekitab vananemist ja seda põletikku on meil võimalik täna siis alla suruda erinevate meetoditega. Mari, me väga täname sind täna siia tulemast. Aitäh ja tehke edasi seda, mis te teete, et sellest on, ma arvan, väga paljudel naistel abi ja ma olen täna juba väga palju saanud tagasisidet teie podcasti kohta, et väga palju teatakse teie podcasti. Isegi selle paari saate peale juba teatakse, et Eesti on just, see ongi see kõige suurem äge asi minu meelest, et jutt levib väga kiiresti. Kui midagi uut ja ägedat tehakse, siis juba kõik räägivad sellest, et see on nagu hästi-hästi tänu
tänuväärne veel kord, et ma tänan teid selle eest ja see on kindlasti asi, mis vajab kindlasti rohkem tähelepanu ja ma olen väga tänulik selle eest. Aitäh! Suur aitäh sulle! No Kaidi, nüüd me saime ikka tõeliselt hea ülevaate kõigest sellest, et millega on võimalik siis ka lisaks loomulikule korrigeerida meie siis nii-öelda vananemist, et sulle pakuti välja väga palju erinevaid versioone. Jaa, aga natuke on ka liiga hilja minu puhul. Millisest sa siis nüüd kinni haagad? Ei, tegelikult päriselt seda laugude operatsiooni ma mõtlen, sest see ikkagi hakkab ühel hetkel nagu silma segama. Ja see oli hea teada, et ei ole liiga hilja selle sest et tõesti, eks ju, kui on anatoomiline eripära ja sul tõesti see rõhub silma peale, siis võib-olla see on ka isegi turvalisem silmale see natukene korrigeerida ja hea on teada, et selleks ei ole hilja. Jah, aga teisest küljest, ma ikkagi igaüks muidugi võib teha neid süste ja nii edasi, aga ma ei tea, mulle need kortsud ka ikkagi meeldivad. Okei, kortsuskael mulle ei meeldi, aga miimikakortsud mulle meeldivad. Aga tead mis, mina arvan, et kuna nüüd niikuinii selleks, kuidas ta seda nimetas, et sul, eks ju, selle jaoks on hilja, kui ainult mingi kirurgiline sekkumine, aga selleks ma saan aru, et sa ei ole hetkel valmis. Oi, ei. Siis teemegi katsetust. Nüüd sa pead ikkagi lubama kõikidele, kes te meid kuulate ja vaatate. Ja me teame, et seda on väga paljud juba, kes meid kuulavad ja vaatavad. Kaidi, kas sa lubad nüüd iga päev teha näo võimlemisharjutusi? Jaa, sest me saime Mari käest teada, et tegelikult sellel näo võimlemisel on mõju ja see aitab korrigeerida. Ja vaatame äkki et kui kiiresti see mõjub sinu näo puhul, sest see oleks täiesti visuaalne tõestus. Okei, ma nüüd luban, sest mul käib see niimoodi, et ma teen mingi nädal aega, siis jääb jälle soiku ja siis ma jälle teen, aga nüüd ma luban ausõna. Tee seda hambapesu juurde. Kui sa aga mis see aeg siis on, peaks olema 6 aega? No jah, vähemalt tee 6 aega iga päev ja siis me juba näeme, kas on visuaalne muutus. Tee kindlasti anfas pilt ja külje pealt endast pilt. Lase elukaasne teeb külje pealt, et oleks tõesti nagu halastamatu pilt, alguspunkt ja siis, sest mina ei saa endal teha, sest ma olen nii palju võimeld, et mul ei ole nagu nii visuaalselt muutust, kuigi ma pean ka võimlema, ma ka vahepeal unustan ära. Aga et iga hambapesu juurde teed selle kas enne hambapesu või hambapesu lõpus teed need harjutused ära ja siis ma lõtad see venitamine, eks ju see Ja need harjutused, millest me praegu räägime, on siis meie kõige esimeses episoodis, kus Brit näidab ette need näovõimlemise harjutused ja me tegelikult paneme need ka sotsmeediasse ja YouTube'i eraldi klipina üles, et siis igaüks võib kodus võimelda ja siis 6 aja pärast vaatame, millised need tulemused on. Ja kindlasti tee endast pilt, siis sul on väga hea võrrelda. Aitäh, et sa meid kuulasid, ole hea, kui sa said siit kasulikku infot, siis jaga seda episoodi ka oma sõbrannade, sõprade ja tuttavatega ja kindlasti ja kuna meie oleme Kaidiga nüüd jube ägedad YouTuberid ja meid on näha kogu aeg YouTube'is, siis YouTube'is on selline subscribe nupp, vajuta seda ja siis sa saad meid kogu aeg jälgida ja siis me oleme kogu aeg sul luubis ja kuuled ja näed meid igal pool. Ja see, kui sa meid subscribe'id, siis see tegelikult aitab meil ka neid episoode sinuni tuua tasuta. Sest see on meie eesmärk. Me ei taha sult raha võtta. Ja, et kõik info oleks olemas teile. Just.